Kõrbes lõket teha, tuleb kohalikust ehitusmaterjalide poest osta ehtsat Aafrika ehituspuitu ja see koha peal inimeste suureks imestuseks tükkideks saagida. See on väga tihe puit. Noh, täitsa Ööd lähevad järjest soojemaks, tuleb vaid liiv tasandada ja magada saab lausa lageda taeva all. Hommik toob reisiseltskonnale mitmeid häid äriplaane. Siis oled maaomanik nagu ponks. Siis hakkad liiva kasvatama. Ja siis võid Eesti teistele maaomanikele näidata, kui palju peab maad omama korraga. Väike ääremärkus, ka teised mõtlevad nii. Oleme hetkel Lääne-Saharas, mille elutu pinna pärast on Marokko ja puruvaene Mauritaania aastakümneid tülitsenud. Pika peale hakkab inimene kõrbega ära harjuma. Täna me sõitsime siin päris jupp maad, aga tegelikult eksisime natuke ära, ega meil täit teadmist ei ole, kus kohas me üldse asume, aga see ongi kõrbe lummus. Nüüd istudes siin kivi otsas, ma näen, et maas on päris palju teokarpe. Võib küsida, et kust need on siia sattunud. Vastus on lihtne. 30 miljonit aastat tagasi või millalgi siis oli siin ookeani põhi. Ja lihtne on mõista ka seda, miks kõrbes tekivad isegi täiesti selge peaga viirastused, miraažid. Asi on selles, et me oleme harjunud, et siin maa ja taeva vahel on kogu aeg mingisugused inimasustuse jäljed. Ja aju on harjunud neid sinna vähemalt silmapiirile paigutama, aga kui mitte midagi ei ole, siis iseenesest hakkad vaatama, et seal käib mingi loom, siin on elektripostid, seal on mõned majad. Aga ütlen teile ausalt, tegelikult ei ole siin mitte midagi. Ei ole sealpool, ei ole sealpool, ei ole seal, ei seal. Siin ei ole mitte midagi. Kõreda asustusega maades ei maksa GPS-i alati usaldada. Oli hetki, kus pidime möönma, et me oleme eksinud, aga see on kõrbes vaata et paratamatu. Nüüd me oleme siin 100 kilomeetri kaugusel teest ja seda teed pidi on veel vähemalt sama palju, et üldse kusagilt saada vett või midagi söögi pärast, et kõige nagu ligi lähedasem sellele on see kaameli sitt, mis siin samas autoga. Juhul, kui mitte midagi ei juhtu, siis me jõuame homme õhtuks nii-öelda kohale. Aga muidu jälle poleks siia sattunud, nii et orienteerumisega edaspidi mingeid probleeme ei ole ja me oleme õigel suunal tagasi. Ühes ookeani äärses laagris jääme aga korraks autoga liiva sisse kinni. Tõstame osad asjad maha, et saate mingit laagrit püsti panna nii kaua. Ei ole. Ikka juhtub. Kui üks päev kinni istud, on väga kerge kinni jääda. Paar päeva kinni istuda, siis juba võtta pirile. Pärast õhu väljalaskmist kummidest ronib auto jälle järsakust üles. Mõnda aega hiljem teevad seda ka kõik teised sõidukid. Viimane eine Marokos. Mauritaania piir pole enam kaugel. Rahvaste sõpruse märgiks lubame transportida ühe prantslase rikkis mootorratta Nouakchotti ja sõbruneme ümber maailma reisil olevate venelastega. Sõbrad, nüüd on saabunud see tõehetk, et me oleme 12 päeva
rännanud läbi Maroko ja hakkame jõudma Mauritaania piirile. Ja kuivõrd Maroko ja Mauritaania suhted ei ole just kõige soojemad, siis see piiriületus võib kujuneda päris raskeks. Lisaks peab arvestama sellega, et piiritsoon on suures ulatuses kohati mineeritud. Peale selle siiamaani, kes on tahtnud ja soovinud, on saanud kasutada telefoni, sest Marokos mobiiltelefon levib. Mauritaanias me sattume absoluutsesse leviauku, nii et kõik sellised sidevahendid tuleb unustada. Niisiis, kallid kodused, kui ongi elu jooksul mingeid tülisid olnud, ärge pikka viha pidage. Aga kui hästi läheb, kohtume järgmises osas Mauritaanias.